Mis aastal sinuni üldse mingi esimene taim jõudis? Mis aastal? Numbrites ma nagu ma olen, aga kas äkki 2010 või? Äkki oli 10 aastat tagasi. Äkki on juubel siis see aasta. 2009, 2010 ja see oli Amazonases Ayahuasca. See esimene asi. Sa oled seal käinud või ei ole ju? Käisin ja ma läksin eraldi selle pärast sinna. Wow, holy moly, ma seda nüanssi nagu mäletagi. Sa oled käinud Amazonases nagu džunglis. Jaa. Tegemas nagu real deal värki. Jaa, ma oleks pidanud ette valmistama ennast rohkem meenutama neid kohti, aga okei, seal Liimasse lendad, eks ju, lähed Peruusse ja sealt siis alguses ma seal panin niisama pidu nagu ikka tavaline klient. Ja siis mõtlesingi, et mingid päevad ma teen mingit turismi, kas oli nädal aega äkki või. Sõbraga koos läksime, sõber tahtis ka algust tulla sinna kaasa, aga siis pärast neid pidusid, ma ei tea, kas ta ehmatas ära või ma ei tea, millest, aga tema sinna ei tule. Ei, mina seda teha ei taha. Siis ma mäletan, Tarmo Urbo oli veel toona nagu aitas selle nagu kokku sattida ja et tema kaudu sain need kontaktid. Ja siis kuradi naljavennad ütles, ma mäletan veel, ütlesin, sorry, ma sõesti selle sõbra eest vastutada ei saa, mina täis ei pissu ennast, et mina lähen teen selle asja ära. Ja siis võtsime kontakti ja sõitsime ikkagi, sain siis Liima lennujaamas naisterahvaga kokku, siis me lendasime kuhugi, siis me seal koha peal sõitsime kuhugi ja lõpuks kas oli Tarapita või mingi siukene linn oli kõige lähem sellele kohale ja sealt me hommikul kell 6 hakkasime sõitma autoga tund aega, pärast paadiga tund aega ja siis kõndisime veel tund aega. Siis olime teised džunglit. Ja ongi, see oli siuke retriitkeskus ja seal siis voolu, midagi niisugust asja ei olnud, elektrit ei olnud. Ja minul oli väike onn, ma elasin seal. Nädal aega olin siin ja see oli nagu siukene La Dieta tüüpi asi, kui sa tead, mis need La Dietad on. See on siis see, nädal sa sööd väga kindlaid asju, jood kindlatel kellaaegadel mingisuguseid teesid, mingeid asju, ärkad ülesse ja niimoodi toimetad seal siis. Ja minu see Ayahuasca kogemus oli siis 3. või 4. päeval alles. Aga selleks hetkeks olin ma juba nagu puhas, nagu passin läbi ilmselt juba, et ikka väga-väga mõnus oli juba olla. Toimetad, istud oma selles onnis ja ongi protsessid kogu seda asja. See oli minu selle esimene Ayahuasca kogemus, aga ta ei olnud väga tugev, kui nüüd taimede juurde otseselt minna. Ja ma ei tea, mis 100 küsimust mu peas oli, mis ma kõik küsida tahtsin enda käest. Ja lõpuks minust tundus, et see vastus pigem, mis hiljem nagu välja joonistuma hakkas, oli tegelikult, et lihtsalt see oli nagu kirjeldan seda kogemus, siis midagi natuke sumises hakkas Ayahuasca mõjuma. Julmalt pabistasin, julmalt kartsin seda. Kus ma seda kartsin. Arvestades, mis ma kõik siin elus teinud olen, et seda ma kartsin nagu kõige rohkem, see on võib-olla kõige ohutum. Sumi siis natukene ja siis äkki oli plaks täiesti nagu selge, kaine, täiesti hetkes koha peal. Siis mõtlesin, mis nüüd, kas see sai läbi või mis nüüd on? Siis ma pigem hiljem sain aru, et see oli nagu see vastus võib-olla sellest, et see käesolev hetk tuleks nagu üles leida kõigepealt iseendas. Et alusta nagu sellest, et sa kogu aeg kaskil minevikus, tulevikus, ehk siis füüsiliselt oma peas kogu aeg on sul tähelepanu, aga et näed, siin käesolevas hetkes on ka nagu, siin see eluga tegelikult toimubki. Et võib-olla see oligi see kogemus. Peruusse minek oligi sul ja sõbral peamiselt, et seda džungli kogemust Ayahuascaga saada või? Just, mina läksin konkreetselt selle pärast ja siis nagu ikka, kui nii kaugele lähed, et teeme väikse turismi ka, siis ma käisin seal Machu Picchudel asjadel ära ja pärast? Enne, okay. Kõik asjad tegin ennem ära ja siis viimasena otsana tulin tagasi. Kaua see kogu trip kestis, ma mõtlen siis Peruus olek? See oli 3 nädalat äkki kokku. Mõnus, päris palju. 2-3, jah. Ja nüüd, kui tekkis mõnusaid küsimusi selles mõttes, et okei, kõigepealt sinna Liimas toimus väike pralle, jah? Jah, okay. Liimas oli pralle. Okitoki, nüüd jõudsid džunglisse, siis oligi nagu, kas seal on siuke nagu, esiteks Tarmo Urbi koht kõigepealt, nii et Urb, ütleme, et otseselt ei soovitanud, et mine tee see kogemus, vaid ta lihtsalt viis sind kokku sellega, kellega vaja, jah? Jah. Sest ma lihtsalt olen nagu kuulnud aastake või paar tagasi, et ta ei ole nagu nii otseselt siuke
laia haardega, et kõik minge nagu tehke. Minu meelest, et ta nagu maininud just, et sealt teatud riskid on ka, et võib-olla kõik ei ole selleks valmis ja nii edasi ja kes paska võib sealt kaasa saada, mis iganes on ja pikem teema, aga et minu meelest ta ei ole siuke nagu mingi pange mingi avastage. Pigem mitte jah, et kui ta ise oma kogemus kirjeldas ka, et okei, ta tegi selle ära nagu, aga ta on nagu enda energias ikka nii tugev ja arenenud inimene, et tal ei ole nagu vaja, on ju. Aga mina võib-olla just ütleks nagu sellele maailmale just seda, et vaata millises nagu infotulvas me elame, me oleme nii oma peades ja nii selles virvarris nii kinni tõmmatud selles ühiskonnas läbi selle, see info hulk on liiga suur lihtsalt. Tänaseks on meil niisugused haigused nagu mingid ATH-d, mingi aktiivsust, tähelepanu häired ja kõik asjad, mida ei olnud meil 100 aastat olemaski. Et täna ma arvan, et keskmisel inimesel, kes elab selles virvarris sees, kes ei tee iga päev tund aega joogat ja meditatsiooni, ta ei teagi, ta ei jõua, ta ei viitsigi, ta ei jäksagi seda teha. Et võib-olla ongi vaja tugevat kikki läbi siis sellise ainelise või taimelise tripi. Esimene asi, mis siin nagu raskem otsa sellest tööst ära teeks, et tooks tagasi näiteks sulle. See peab olema natuke ebamugav ilmselt, raske isegi võib-olla, et korra see ülesäratuse hetk toimuks ja et sa siis ise hakkaksid edasi liigutama, mis iganes need vahendid on, mis sa sealt edasi valid, et on siis regulaarsed mingisugused taimetseremooniad või tegemised või siis hakkadki iga hommiku tund 2 joogat meditatsiooni tegema. Ma just ütlen ära, enne kui ma uurin selle, kui see dieta on see sõna või? La dieta. La dieta, 2 sõnast põhimõtteliselt, jah? No ja la dieta, see la on vist ilmselt mingisugune artikkel nagu the diet. Okay. So, et selle la dieta, enne kui ma selle kohta küsin, ma just ütlen ära inimestele võib-olla, kes pole nagu tuttavad taimedega. Me alustasime põhimõtteliselt juttu siis kuna Amazonase peale läks, siis süüksest taimest nagu ayahuasca ja tegu on 1000 aastaid vana šamanistliku riitusega ja seda on viimase 20 aasta jooksul eriti hakatud ka nagu läänemaailmas läbi viima, et toimub selline paras rahvaste ränne, mitte ainult šamaanid, kes sündmust siis või tseremooniat läbi viivad, ei liigu ringi, vaid inimesed lähevad actually kogema seda ka eri riikides üle maailma. Nii et see on see, millest jutt käib. Nüüd see la dieta, kas ta kokku on selles mõttes 7 päeva, et see esimesed 4 sellest ongi see paastumine või siis alles jätkub 7 päeva ayahuasca rännakuid? See la dieta mõiste on minu jaoks ka nagu natukene võib-olla segane, et ma arvan, et seal on nagu la dietasid on ka erinevaid. Neid on 50, 30 päevaseid, 60 päevaseid, ma mõtlen, et seal on väga-väga erinevaid versioone. See la dieta tegelikult tähendab ju dieeti lihtsalt. Ta läheb dieeti ja sa lähed sellesse dieeti sisse. Esiteks sa puhastad ära oma keha läbi selle, et sa ei kasuta neid mürke, kemikaale, mida sa siin nagu tavapäevas sisse sööd. Sa puhastad ära selle ja siis mingist hetkest on su keha valmis. Toimetame ayahuasca ja nendega. Ayahuasca, ma saan aru, vist on allergiline mingi teatud komponentidele. Nii et kui sa seda järjest niimoodi teed, siis on mingid teatud toitained peavad olema väljas sul seal kindlasti. Ma eeldan, punane liha näiteks on üks nendest mingid siuksed asjad. Et selle dieta on näiteks üks, mida ma tahaksin tegema minna nüüd minu tai õpetaja, kellest oli eelmises meie podcastis vestlus, kes nägi, kes kuulis, siis tema tahaks teha meil ka, temale Peruus on üle, tema tahaks teha 10 päevase. Sa teed siis kogu selle protsessi jooksul kogu aeg ühte kindlat toitu sööd ja iga teine päev on ayahuasca rännak. Teine päev juba siis ongi, hakkabki. Esimesed päevas sa sööd seda õiget toitu ja ilmselt teised päevast hakkab pihta. Kas iga teine päev on rännak, tähendab, aga kas ta on iga kord ayahuasca, et seal on esimeste kordade seas on ka San Pedro. San Pedro on siis kaktus, kes ei tea, ja see on siuke, ta ei ole siis hallutsinogeenne taim niivõrd, või üldse ei ole eriti minu meelest oma kogemust ütleks, et on siukene, mis toob sind võib-olla, ta eesmärk on tuua sind kohale, tuua sind nagu siia. Minu jaoks oli ta ka kogemus connectida siis selle loodusega, ümber olevaga. Nii et see la dieta on siis sellisel puhul, aga iga šamaan teeb seda võib-olla natuke omamoodi. Sul on rohkem kui üks la dieta kogemus või? Ei, ainult see. Üks okei, sest et huvitav, võib-olla see on taatluslik, et see kogus ayahuascat
kuna neid tehakse järjest, ei ole siis võib-olla nii suur, kus ütled, et oli nagu lahja, noh, tõenäoliselt ütled seda selle baasil, et sa oled kunagi hiljem ka seda kogenud, on ju, et siis on olnud nagu tummisem. Tarmo Urb ütles ilmselt ka seda ette, et kui väga tundlik poiss on tulemas Eestist, ärge sellele palju andke. Siis mõtlesin, et ma natuke oleks pidanud ikka rohkem panema mulle. Okay, mul oli, ma segan veel vahele, seal oli see teema, et tegelikult ma oleks pidanud seda rohkem võtma. Ma oleks pidanud seal olema seal džunglis ka kauem, aga seal lagunesid mingid teed ära ja mingid asjad ja siis kuna ma ütlesin, et see trip oli sinna tund aega autoga, tund aega paadiga, tund aega jala, siis et ma sellesse lähimasse linna juba jõudnud oleks, siis tegelikult ma asusin päev või 2 varem teele sealt. Ehk siis tegelikult oli niimoodi, et vaadati minu seda protsessi seal niimoodi, hinnati olukorda, et ma olin seal ikka päris fucked up tegelenud, kui selleks hetkeks sinna jõudsin. Ja tegelikult oleksin ka teisel päeval või niimoodi, iga teine päev seal oli seda samamoodi, aga mind lõpuks kutsuti, näed sellele. Sina saad liituda siin täna sellel õhtul. Nüüd sa oled valmis selleks. Ja tegelikult oli neid rännakuid seal rohkem, iga teine päev. Ja seal oli siis ka juba San Pedro mängus? Seal minu San Pedrot ei olnud, ma küll ei kuulnud kordagi, seal oli ainult Ayahuasca. Okay. Sest et San Pedroga mul on ka kogemust ja mul väga-väga austan ja rõõmustan selle taime üle. Ma kuidagi, mis iganes seose tõttu, mida me võime ka rääkida, aga mul on kuidagi nagu mingi Aafrika seos selle tegelase, aga tegelikult ma vaatasin, et San Pedrito on ikkagi ka Peruu kant on ju. Ecuador ja Peruu minu meelest nagu traditsioon. Vaat seda ma ei teagi kus ta nagu tugevamalt harrastatud on, et kas ta on nende Peruu šamaanide nagu üks osa või siis kasutab pigem see minu tai õpetaja, kes väldib kõike teisi šamaane. Ma küsisin, kas teil on mõni kogenud šamaan kõrval ka, kui sa teed, kindlasti mitte, ütles selle peale. Et seda nagu kõikide nende õpetusi ja neid asju nagu väldib kindlasti sealt midagi, ta võtab kaasa, aga nagu läheneb täitsa omamoodi. Et kui ta teeb ise üksi? Ta teeb ise üksi ja ta vaatab nagu selle toimeaine eesmärki, et ta ei vaata seda mingisugused, mis on mingi 1000 aastat mingi rituaal olnud või midagi, ta vaatab seda toimeaine eesmärki. Alustab San Pedroga, siis on inimene keha valmis, ta tuleb kohale, tuleb sellesse protsessi kohale ja siis jätkab siis ilmselt järgnevatel päevadel selle Ayahuascaga, mis on siis sügavam töö. Aga sa ei vaja palju ja tema sõnud sa ei vaja palju. Sa vajad võib-olla pigem järjepidevat tööd, niimoodi tõesti selle dieta 10-päevane eesmärk oleks siis see. Iga järgmise korraga sa tegelikult lähed sama kogusega kaugemale, sa saad puhtam kogu aeg. Lähed nagu sügavamale. Neid tsüklid on huvitav näha, nagu need on erinevad nii erinevates asjades, et kas või näiteks nagu see, mida ma väga armastan Vipassana, või mis on jäetud mulle, kui ma ütleks, et ma armastan seda nii väga, et see tähendab, et ma teen seda iga aasta või mitu korda, päris nii ei ole, aga ühesõnaga Vipassana, mis on üldiselt 10 päeva siuke meditatsiooni laager, ütleme, kus ei võeta midagi sisse, mis on nagu asja võlu ühelt poolt ka, aga siis on neid ka pikemaid, mingi kuuajasid suisa ja vist on 20 päeva olemas ja siis on vist kuu ja isegi vist kas maksimaalne äkki oli 45, et nagu la dieta on ju, see Vipassaneid on ju erinevaid, kui tiipi tahad minna panema on ju. Ja siis samamoodi nagu see on huvitav, kuidas vahest on lihtsalt nii naljakas, kui kellegi on kihvt mingi süke siiras huvi esimest korda võib-olla taimede kohta on ja siis mõnes mõttes ongi, et kas sa oled huvitatud, et millest sa oled huvitatud täpsemalt, et meil on 10-minutilisi, 10-tunnilisi rännakuid, 10-päevaseid rännakuid on ju, et erinev valik on ja see number 10 käib vahest nagu läbi. Ja hiljuti ma nägin ühte tuttavat Prismas ja siis me hakkasime kohe DMT-st rääkima seal umbes mingi pähklileti vahel on ju, et tal oli konkreetselt huvi, et kuule, kas sina tead on ju mingi nii edasi, et kust ja mis ja kuidas see ikka on ja nagu räägid lähemalt. Ta küsis sinu käest, jah? Ja just, et et sükse 10-15 minutilise kogemuse kohta on ju, sest siis ma natuke rääkisin sellest 10-tunnisest ka, ehk siis Ayahuascast, mis on ka peamine toimeaine DMT, et mis on need erinevused justkui ja nii edasi on ju, et aga jah, ma jah ei kujuta. Aga me jõudsime siis DMT-ni, siis on minu võimalus küsida sinu käest. Mis te seal Prismas rääkisite siis? Mis siis ütle oma DMT kogemus, ma ütlen siis vahepeal vahel jällegi, kui keegi ei tea.
DMT nüüd, DMT, kui me räägime 5-meo DMT-st, siis on see minu meelest inimesele teadaolev kõige tugevam psühhedeelse toimega vahend ja tema ei ole enam taim, tema tuleb siis, ta on loomne, ta tuleb ühes mingi spetsiaalselt erilise huvitava konna mürginäärmetest selja pealt. Ja seda vist korjatakse ala nii, et see konn tuleb vist 8 kuuks üldse aastas, ma ei tea, kas paarituma või ma ei tea, mida tegema üldse maa peale, ta elab kuskil maa alla koobastes. Ja siis rikutakse ka see paaritus. Ja siis keeratakse see PEF-i, püütakse nad kinni, tõmmatakse kuskil sirgu vaesekesed loomad. Liistule ja siis nad seal hakkavad eritama seda mürki ja seda mürki hakatakse siis korjama. Ja seda mürki siis suitsetatakse pärast, kuivatatakse ära, ma ei tea, seda miksitakse ka veel millegagi või täiesti puhtal kujul. See on mis beta on või? Beta? See on see... Oli üks tegelane seal näljamängudes, ma tean. Seda ma ei tea, aga PETA on see kurikuulus see loomade kaitse see selts, ma ei saa praegu öelda, mis see akronüüm tähendab, aga anyways PETA on ju. See oleks huvitav, kui nagu need tüübid tuleksid selle Buffo konnade vastu välja, et jätke konnad rahule nagu. Ma usun, et nad juba on seda teinud äkki või keegi on kindlasti teinud. Ei tea, aga võib-olla tõesti. Samas see aitab inimesi päris palju. Buffo on siis see teine sõna nüüd sellele 5-meo DMT-le, 5-meo DMT on äkki mingi ametlik nimetus. Buffo on lihtsalt siis konn. So, okei, palju siin... Lähme siis kõige tummisema kogemus juurde üldse, mis saab inimesel olla. Ian on selle läbi teinud, nimesid mainimata. Aga ma ei ole teinud 5-meo DMT-d, ma olen teinud DMT-d, kuidas vist on õige öelda, selle ekstraheeritud versiooni. Ja isegi kui see on sünteetiline, seda just kui nagu nii saab vist ka, et on sünteetiline, siis kui ma õigesti aru sain, siis ta on mingisugusest puukoorest ekstraheeritud. Ehk et ta ei ole mingi labori laseri nupust mingi toode. Ma olen hea füüsik, ma tean, see näitas mu intelligentsust, aga ma ei tea, kuidas laseriga basically meaning palju asju tehakse kuidagi keemiliselt või jumal teab, mis compound'e pannakse kokku, siis see DMT kogemus, mida mina kogesin, oli siis ekstraheeritud variant. Ma veits uurisin oma meelest ka selle kohta enne, kui ma mingisuguse piibu ikka sisse imen on ju, et nagu et kust see pärineb ja kuidas see tekkis ja nii edasi. Aga lihtsalt ühesõnaga see DMT, põhimõtteliselt nii nagu ma aru saan, siis ongi 2 varianti. Üks on see, mis sa kõigepealt rääkisid, ehk et konna nimega Buffo, selekese pealt see mürk, mis on siis kõige täispaugum liter ever, mis on kõige nagu tummisem. Ja mis ta on ikkagi väga palju peaks olema intensiivsem kui see teine variant, siis mida mina olen kogenud. Ma olen seda kogenud 2 korral, mingi nädalaste vahedega, sest et peale esimest kogemust, mis kestab mingi 15 minutit, ma tundsin, et ma tahan lasta nagu... ma tahan juleda sügavamale minna selle asjaga. Mida ka ma tegin, sest et see ühesõnaga, kes pole seda varem teinud, aru saada võin, et see võib olla siuke aukartus tekitav, paljuski võib-olla hirmu äratab, ja need on nagu nii eksistentsiaalsed kogemused, et see isegi inimesed, kes on neid palju-palju kordi kogenud, ei võta neid kergekäeliselt. Umbes mingi, lähme teeme. Kuule, mul on täna, ma lähen enne Selveri, ma käin korraks teen Buffod, et see on 10 minti, kallis, ma tulen kohe koju. See ei ole päris siuke kogemus. Et inimesed võtavad seda päris tõsiselt, sest et tegu on ikkagi väga kõige paremas mõttes raju kogemusega. Sa fundamentaalsel tasandil ma räägin siis omast kogemust, fundamentaalsel tasandil saad ikkagi momentaalselt aru, mis on juhtumas. Sensatsiooni mõttes sul läheb nagu siit pehmeks, ühesõnaga hingad seda sisse, seda pakutakse sulle, sa saad ise seda endale pakkuda ka, aga lihtsam on... Oota, see varu aega, see tseremoniaalselt ikkagi tegite seda või? Jaa, aga see on nagu 1-1, ehk et ei ole mingit ringi, vaid on lihtsalt 1-1. Et üks inimene korraga on see serveerija ja siis see, kes selle vastu võtab. Nii et kui sa selle sisse hingad, see variant, mis ma seda kuidas mina seda tegin, mis on see siis natukene leebem variant. Sa pead seda 3 korda hingama sisse, et üldse saada nagu see tulemus, mida see potentsiaalselt pakub, see kogemus. Samal ajal, kui see konn on niimoodi, et sa nagu ühest hingetõmbest oled nagu lännu, et tõesti seda on nii palju võimsam.
nüüd jah, hingad selle sisse, esimene asi, mis avastad kohe on ju, et aega ei ole, sul ei ole võimalik ajas isegi mõelda, lihtsalt ei ole aega. Ma küsin vahepeal niimoodi, kas sa tunned, kas sa jääd nagu siia või ei jää nagu väga siia, kas jääd oma kehasse ja jääb sulle võime ruumis ringi toimetada üldse alles? Peale esimest mahvi jah, aga see hakkab kohe nagu ära kaduma. Ehk et siis hingad selle välja, sul pakutakse seda uuesti ja siis juba läheb nagu abstraktsemaks, lähevad lood märksa. Ehk et kui keegi sulle pakub seda teist korda, siis sa oled võimeline ütlema tõenäoliselt, et mitte võimeline ütlema, et võimeline aru saama, et mis on juhtumas. Ma olen siin, sest ma valisin siin olla, ma valin seda kogemust kogeda ja ma tean, mis ma tegema pean. Ma pean nüüd sisse hingama teist korda, sest et mulle pakuti, aitäh. Peale seda teist nagu sissehingamist lähevad asjad juba teiste reeglite järgi. Seinad ja kõik su ees olev on võrdlemisi geomeetriline. Paljud asjad hakkavad ära kaduma. Ja siis siit hakkab nagu hästi pehme, kuskilt siit rinnaku pealt hakkab nagu hästi pehme. Sa saad aru, et see on justkui see suremise kogemus, inimese kehast lahkumise kogemus. Ehk siis tekitatakse, nagu ma olen alati ise vähemalt peale seda kogemust öelnud või selgitanud, tekitatakse sellega olukord, kus hing ei saa enam kehas olla. Ja siis sa tunned, et sa hakkad nagu ära minema. Ja kuna tõenäoliselt silmad võivad kinni minna ja kõik on väga abstraktne juba, hästi palju mustreid ja särki-värki, hästi intensiivne, siis seda kolmandat korda on natuke keerukam juba võtta vastu, sest et sa kuskilt kuuled mingit häält, mis ütleb umbes, et tõmba või võta või midagi. Ja see on nagu, et miks ma peaks midagi tegema või kes tahab mida, nagu täiesti nagu arusaamatu võib see olla. Aga kui sa oled tubli väike Tegelinski, siis sa ikkagi saad korraks silmad veel avada ja saad selle kolmanda korra ka sisse hingata, et saada see tulemus, mida sa põhimõtteliselt tahad, ehk siis nagu ikkagi korraks ära käia ja uurida mõnes mõttes võib-olla teispoolsust, aga päeva lõpus on see kõik iseenda tundma õppimine. Sest mõned Tegelinskid, nii palju kui ma erinevad videosid vaadanud netis, mõnes mõttes teevad seda nagu siukse nagu explorationi eesmärgil täitsa niimoodi, et lähme avastame seda maailma, seda teist maailma, kuhu me siis katapulteerume. Et inimesed proovivad seda kaardistada ja mingeid asju nagu struktureerida kuidagi, mis on ühelt poolt täiesti arusaadav, teiselt poolt natuke naljakas, sest et see on hoomamatu, mis seal toimub. Aga anyway. No inimene vaata ikka tahab ära lahterdada kõike. Mõista ja avastada üha enam. Arusaadav. Nii et lihtsalt, et kuna tegemist on ikkagi paljuski asjukse nagu surmakogemuse läbi tegemisega, ja jällegi, kes iganes ütleks, et see ei ole päris see, sellepärast, et sa ju tuled tagasi ja miski sinust teab, et sa tuled tagasi, sellepärast ei ole see nagu lõpuni mingi surmakogemus. Jah, mõnes mõttes ei ole, sest et kui me ühel päeval siit lahkume ja actually kogeme surma, siis me obviously ei tule just kui siia kehasse tagasi, et see oleks siis nagu see päris surmakogemus. Aga ühesõnaga DMT suitsetamise kogemus on siiski väga paljuski sarnane. Väikse preview saad sellest surmakogemusest. Absoluutselt saad preview. Nii et kuidas siis on surm? Preview läbi kogedes, on see midagi õudsat? Üldse mitte. Ta võib ka justkui nagu õudne, aga mis selle kohta saab, pigem ta ei ole, ta kindlasti ei ole, lihtsalt ma saan ainult oma perspektiivist rääkida, et see hetk, kui sa seda oled oma elus tegemas, on ju, mõnes mõttes ju vägagi loeb, mis kohas, mis selguses sa ise endas oled selleks eluperioodiks, selleks hetkeks, kui sa seda oled kogemas, on ju, et kui keegi näiteks on elanud väga peas või on väga traumeeritud näiteks olnud enamus elu, on ju, ja siis ta järsku peaks seda kogema, siis see võib olla kõik nagu overwhelming, ehk siis täiesti üle pea, nagu täiesti üle käte või kuidas öelda, on ju, et ta saab mingi õõvastava kogemuse, ka see on põhimõtteliselt võimalik, aga kui inimesel endaga töötades on üleüldiselt juba pigem vähem surmahirmu näiteks on ja, või tal on okei sellega, et ta on julenud vaadata enda sisse, kas näiteks seda asja, et me ei ole maises mõttes igavesed, on, et me lahkume siit üks päev on ja me tulime siia üks päev, kõik siukse nagu üksed eksistentsiaalsed asju on enda sees varem jälginud, vaadanud otsa neile asjadele, vaadanud surmale otsa, et ühel päeval ma lahkun siit, on ja olnud selle mõttega näiteks on ja saanud nagu
ma ei tea, mõnes mõttes nagu sõbraks selle mõttega on ju, et kui sellist nagu küpsust on sees kultiveeritud, siis see DMT kogemus esmakordselt ei ole nagu liiga hull üldse. Aga mis ta siis on? Jah, algselt jah, nagu ma ütlesin, läheb siit hästi pehmeks ja sa saad aru, et sa hakkad ära minema. Teistmoodi ei oska öelda, hakkad ära minema. Siis siuksed sümbolid on päris tüüpilised nagu kuskile tõusmine. Mõni võiks öelda, see on see taevariik. Okei, võib-olla. Aga sa hakkad nagu minema ülespoole, ascension või ascend. See on hästi tüüpiline. Ma räägin nagu üldistades on ju, et inimestel on erinevad kogemusi, aga mitmel korral on niisugust teatud sarnasusi on ju, inimesed kirjeldanud. Kaleidoskoop näiteks on ju, siis kas või see, kas on Alex Grave, kes on selle päris tuusa pildi teinud, kus on ka DMT kogemuse pilt tõenäoliselt inimene ja siis ta nagu hing just kui nagu spiraalis liikumas üles ja siis siuke silindrikujuline ruum, kus silmad vaatavad kõik nagu selle inimese enda suunas, ehk siis mõnes mõttes tema enda silmad siuke üksainsuse kogemus tekib nagu singularity siuke, et see on täiesti teema. Ja siis sa võid erinevaid sümboleid seal kohata on ju, ja tõenäoliselt sa kohtad selles kogemuses, sellest justkui maises ajalises mõttes lühikeses kogemuses, kohtad erinevaid sümboleid ja ausalt on seega väga lihtne sealt midagi tagasi võtta ei ole, nagu tagasi tuua mälestustena või niimoodi. See efekt näib olevat sama nagu me näiteks mingisuguse päeva lõuna ajal mõtleme, et ma nägin ju vara hommikul veel mingit hund ja kurat, siis ma mäletasin, mis see oli, ma enam ei mäleta, aga see oli midagi tähtsat või midagi, mis mind kõnetas või millega see seoses oli, et me nagu täpselt ei tule meelde, see on hästi sarnane selle DMT-ga, et sa oled seda kogemus ja niipea, kui sa ärkad sellest või tuled tagasi kehasse, väga raske meenutada, mida sa kogesid. Aga mis on ilmselge, on see, et sa käisid ära, sa tulid tagasi, mis on veel täiesti ilmselge. Kui sa läksid ära, siis sa ilmselgelt jätkusid. Ehk siis mingigi küsimus surmas kogemusest, kui mingisugust täielikult lõpust on lahustunud. Sa mitte ei arva, et äkki elu jätkub peale kehast lahkumist, vaid sa actually kogesid just seda, et see nii on. Et see on, mis see teeb, ongi, miks ongi parasjagu siuke sõda psühhedeelikumidele on ju, sest et kui inimesel, kui massid peaksid hakkama kaotama oma surmahirmu on ju, vaata kui võimsaks ja nagu väga täis inimene muutub on ju, ja loodetavasti kõige paremas mõttes on ju, hirmu vabaks inimene muutub, sa ei saa müüa teatud asju inimestele, keda ei koti mingisugune, et ma olen siin maises ja see on kõik, mis on ja ma pean ennast võimalikult vingeks tegema ja ostma kõik asju, siis on mingid staatuse värgid ja siuksed asjad on ju. Inimene, kes sellest hoolib üha vähem ja vähem, sul on raske talle müüa igast paska on ju. Nii et ilmselgelt on palju maha nagu tembeldamist on ju selliste taimede suunal, mis teevad inimest ennast nagu terviklikumaks ja suuremaks, vägevamaks. Yeah. Mis sa sealt kaasa võtsid siis võib-olla pärast seda kogemust, kas midagi muutus sul ka nagu elus või mingisuguse? Mina nägin üksiksarve. Ja see on nüüd... See on see hobune, see on see hobine. Unicorn. Ma sellepärast ütlen seda niimoodi naljaga, et mul pole absoluutselt mitte kunagi see tegelane kõnetanud. Aga see oli üks nagu vähesed asju, mis ma nägi, mis mulle näidati või nagu avaldus ja ma lihtsalt vaatasin seda, olin vaatamas seda kogemust ja see jäi mulle meelde, et ma nägin seda, aga lihtsalt minu jaoks on see nagu ilus ja huvitav selles mõttes, et jällegi mul pole kunagi mingit seostud selle tüübiga, ma ei tea, kes ta on, ma ei tea, mis tasanditel selline loom üldse eksisteerib, ma ei tea isegi, mida ta sümboliseerib, ma natuke vist proovinud otsida, et mida see sümboliseerib on ja ma ei ole nagu väga mingit olulist asja leidnud, mida ma tean, et vahest mingitel pidudel näeb mingit tüüpe sellega, kes on endale ise selle otsa ette kleepinud või mingisugune tutu endale ümber, kus on mingisugune unicorn, mingi kostüüm on ja tegelikult siukest pulli tehakse, ehk et ta on teatud nagu ringkondades nagu mingi siuke oluline sümbol on ju, aga ma ei tea tast palju, aga ma lihtsalt mäletan, et seda ma nägin. Ja kuidas su elu muutis? Kui üldse? Tead, vaata, siin ma saan lihtsalt tuua selle ayahuasca kui
öise tseremoonia paralleeli. Ehk et kui ma olin ayahuascat kogenud varasemalt juba enne seda DMT kogemust mitmel korral. Ja kui sa ayahuasca rännaku ajal, võib-olla mitte kõige intensiivsemas kohas, vaid siis, kui ta on juba tund 2 kestnud, sa suudad siiski, või isegi vähem kestnud, sa suudad mõnes mõttes nagu ise oma personana valikuid teha. Ei, seda ma ei vaata, ma kuulan kitarri, ma käin vetsus, mul hakkas paha, kus on pang, kuidas ma istun, kas ma teeks endale istumise mugavamaks, kas mul jalad külmetavad, kus on mu sokid, sa saad mingid asju just nagu valida ja veits olla siin maailmas ka. Ja jah, sa võid ayahuasca ajal ilmselt saada aru, et see on see teispoolsus, aga mitte nii otseselt nagu, vaata kuna ayahuasca käivitub siuke 40-50 minutiga näiteks, on, kus sa lähed sinna kihiti just nagu sisse või ma tahaks isegi öelda nagu langed nagu sisse sinna see kogemusse. Siis DMT puhul on just see ainulaadsem nagu asi, mis ma sealt sain, on just see nagu see kontrast niimoodi, et sa saad aru, et sa saad aru, et hing, see on see, mis on minemas. Mina kui hing, see on see, mis on praegu lahkumas kehast. Kuna ta on nii kardinaalne, nii järsk kogemus, siis sul ei ole paljuski nagu teatud valiku. Ehk siis see on umbes sama nagu, kui sa peaksid ootamatult näiteks surema, surm ise, hing lahkub kehast nagu nii surma hetkel ka suhteliselt kiiresti, mitte niimoodi, et ta mingi, tunde on ja ei ole ja tagasi ja läheb edasi. Kuradi hakkab liikumuks. Ei, et ta läheb ikkagi kohe. Siis lihtsalt, et DMT-l on see sama efekt, on ju, et sa oled ikkagi kohe nagu on see efekt peal ja selle tõttu suudad sa aru saada sellest kogemusest kui surma kogemusest. On ju, et see DMT viib kohe sind asja tuumani. Ja tutvustab sulle nagu ultimately sind iseennast ja seda hinge, ta viib kohe tähelepanu sinna, saad aru, et see on see, mis sa oled ja see on see, mis hakkab siit nüüd ära minema ja sina ei ole enam see keha tegelikult. Sa oled keha praegult. Ja ma ei saa päris nagu öelda näiteks, et ma saan nagu DMT selles nagu järsus niimoodi kogemuses kohe aru, mis mina olen või midagi, kõik siuke nagu, kes ma olen või kes see siin kogemas seda on, see natuke võib-olla ähmane. Võib-olla kui ma oleks seda rohkem teinud või kõik endaga rohkem tööd teinud, siis ta on lihtsam nagu kuidas sa seda hinge nagu nägid nagu kuidagi kõrvalt või tajusid ka veel kellegi kolmandana, või sina said aru, et sina oledki see hing, mis on nüüd minemas ja siis sa näed oma keha nagu rohkem nagu kõrvalseisva asjaga, et see oli see mingisugune shell, milles ma siin hetkel olen, aga ma hakkan siit ära nagu liikuma. Ja põhimõtteliselt Eks kus nagu see sina, see tähelepanu, see olek, kuhu see nagu jääb? See võib alguses ja tegelikult tagasi tulles ka olla ruumis, aga eri punktis. See on hea point, et sa selle veel tood. Sest ma täitsa mäletan niimoodi, et vaata, kui me praegu siin istume, siis ma kogen, et ma vaatan just kui siit poolt välja sinu suunas. Ja samamoodi seda DMT kogemuse ajal ma mäletan, et ma olin vaatamas ruumis oma keha, aga nagu väljas poolt on ju. Ehk siis jah, kui sa üldse nagu sel hetkel, kui sa oled kehast väljas, proovid aru saada, mis on juhtumas, kes ma olen, mis juhtub, mis toimumas. Kus ma olen? Kus ma olen ka, kuigi see on tuttav, sa saad aru selles settingus, see ruum, kus sa ju olid kehas olles, tundub sulle tuttav, see on nagu aru saada. Sa jääd vähemalt sellesse ruumi piiridesse. Korraks näiteks või ajutiselt või midagi sellist. Siis point on selles, et sa saad aru, et sa oled teadvus, paremat sõna vist ei ole, sa oled see, mis teab, see, kes on kogemas. Muidu enamasti sa koged seda läbi oma keha, unes võib-olla mitte, et unes me mõtleme igast põnevaid asju välja ja arvame, et me oleme see, mis me oleme kogemas, ja siis ärkad üles ja saad aru, et ma olen hoopis see tüüp, kellel on see nimi ja nii edasi. Aga ühesõnaga, et jah, sa saad näha ennast kui kõrvalt ja kui sa oled nii-öelda lännu, ma tahan, enne kui ma unustan ühe huvitava asja nagu välja tuua, et kui sa oled ära läinud just on ju, ja oled kogemas mis iganes mustreid või asju sa oled kogemas DMT tõttu, siis
üks huvitav asi, mida see tõenäoliselt on, ei ole võimalik mitte tähele panna, on see, et sa ei hinga. Sest et sul ei ole keha, miski ei hinga ja seda ma mäletan oli väga suurepärane kogeda, et ma jätkun, ma olen I exist, nagu ma eksisteerin endiselt, aga miski ei hinga. Sest et ma ei ole mu keha, on ju. Nii et siin ma olen, aga miski ei pea hingama. Muuseas, see on üllatavalt liberaalne, nagu vabastav kogemus. Et sa saad aru, et nii fantastiline, kui see eluga ei oleks, on, mida me proovime igapäevaselt oma eluga nagu paremuse suunas luua ja vingemaks teha ja kõike toredat kogeda ja luua, siis ühel päeval sellest kehalisest kogemusest vaba olemine on uskumatult vinge. See on huvitav, kogu see süke, et sa pead oma keha kuskile viima ja siis midagi tõstma või sest mulle väga meeldib trenni, mulle meeldib tõsta asju, mulle meeldib last hoida ja kõik see tõstmine, kõik see on väga tore, on ju. Aga see on teistmoodi süke vabadus on ju ühel päeval, kui sul keha ei ole enam. Aga ilmselgelt seda öeldes, seda kehavaba oleku fantastilisust mainides, ilmselgelt me oleme siin selles kogemusest, nagu me siin istume praegu põhjusega. Mitte kogemata. Mitte nii, et vupsi-pups, keegi ju tegi seksi ja keegi pidi sinna ju minema 9 kuud hiljem ja lähed, käid korraks all ära ja siis sa sünnid ja mingi teeme siis selle 85 aastat nüüd läbi ja siis saab jälle tagasi koju. Et jumal vaatas lihtsalt, et mul ei ole sind hetkel kuhugi panna, see planeet, seal on paar openingi, sa lähed praegu sinna. Tee ära see. Nii see ei ole ilmselt vist. Nii see lihtne vist ei ole ja seda saab ka öelda erinevate kogemuste tõttu, et tõenäoliselt nii primitiivne see päris ei ole. See eksistentsi või teadvuse iseenda kogemise ülesehitus. Aga sest et neid erinevaid kogemusi kogedes on väga kõditav ja huvitav on ju vaadata, et miks üldse miski üldse olemas on ju, kellele ja seda kogemust vaja on. Kellele üldse on vaja, et see koht, see kogemus eksisteerib, kus on füüsilised asjad ja mingisugused mikrofonid ja mingid kuradi sipelgad käivad ringi ja leiutavad mingid mikrofone ja iPad, kelle seda vaja nagu, et selle üle on kõik väga põnev ja nagu kõditav mõelda. Aga anyways, ma ei ole nagu, peale seda 2 kogemust selle sama asja juurde nagu tagasi. Mis siis nädalaga hiljem oli, kui sa TMT-d suitsetasid, kui sa läksid juba mingisuguse tahtega, mis võib natukene tulla võib-olla kuskilt nagu peast, et ma tahan veel sügavamale saada. Mis sa siis said? Ma tundsin lihtsalt, miks ma üldse nagu panin selle teise kohtumise ka nädalaks hiljem, oli see, et ma esimene kord tundsin, et ma proovisin ennast tagasi hoida. Selles mõttes, et vaata, kui sa lähed ikkagi surema ja saadki nagu aru peale esimest maffiat, vaata, sest et seda tuleb aru, et see on nii reaalne kogemus. See on sama reaalne nagu, vähem, see on rohkem reaalne, sest sa oled juba seda kogemus, aga point on selles, et kui keegi tuleks uksest sisse praegu, paneks sulle relva mingi sinne meele kohale, see on väga reaalne kogemus, kui me üldse proovime seda ette kujutada. Esiteks, see toru ots on külm, sa saad aru, et järgmine hetk on kõik, võib-olla. Et sa oli tore, väga kihvt oli, aga nüüd on kõik. Nüüd on kõik. Tšau, nüüd on kõik. Ühesõnaga, see oli see ja nüüd läheb edasi teises kohas. Et see ongi nüüd kõik. Et kui see kogemus muutub nii reaalseks, ja eriti peale esimest maffi on see juba väga reaalne, sest sa saad aru, mida sa just teinud oled. Osaliselt see võib tunduda, et ma võib-olla tapsin ennast ära just või? Selles mõttes, et sa just hingasid vabatahtlikult midagi sisse, et nüüd saad ära hakkad minema. See kogemus on nii võigas ja nii reaalne, et on loomulik nähtus, et mida öelda ego, aga see persona tahab järsku hakata kinni võidma kõigest. Oot, me ei lähe kuhugi nagu, sest see on mulle kallis, see on ainuke keha, mis mul on, see on ainuke lugu, mis mul endast on, ja ma hakkan seda vägagi kaitsma kohe, või ma ei ole nõus sellest loobuma, mis saab minu, ma ei tea, lähedastest ja ma tahtsin nii palju veel jõuda teha, kõik süksed asjad. Ehk et
et ma lihtsalt tundsin, et minus oli teatud kinnihoidmist minu Iani loost. Vägagi inimlik, ma usun täiesti. Jaa. Ma arvan, kõigil on seda. Ja siis kogedes selle esimese kogemuse ära, tundsin ma, et okei, ma tõenäoliselt peale esimest kogemust oli see ka, kuidas ma tajusin ära mõnes mõttes, kuivõrd raske on surra, kuivõrd pool võimatu on hingel tulla tagasi mingisse muusse kehasse. Hing on hästi tugevasti ankurdatud ühte kehasse. Kuidagi selline kogemus mul oli. Ehk et peale seda esimest kogemust sain aru, et ma võin, mis sest, et see ka teine kogemus tõenäoliselt saab olema väga, mitte brutaalne, aga väga tugev ja tummine, siis ma proovin meeles pidada, et ma võin selle lasta juhtuda, sest ma tean, et ma tulen tagasi. On ju. Jällegi, kui sa oled seda kogemas, teine kord võib-olla, ja sa oled minemas, siis nii see hetk, kui see nagu on juhtumas, on väga keeruline mõelda sellest, et ma ju tulen tagasi, kõik on turvaline. See on peaaegu, süksed mõtted on peaaegu välistatud. On ju. Aga loodetavasti miski sinus on okei sellega, et see on juhtumas, mis on juhtumas. Ja siis ma lihtsalt ei kartnud nii väga teine kord enam. Sellise põhjus, miks ma nagu tahtsin uuesti teha. Okei. Ja kas sa siis nägid 2 sarvikut? Vist mitte. Teine kord, mis me praegu jällegi, põhimõtteliselt ka mida aega edasi, seda tõenäolisemalt vähem asju me nagu mäletame. Vahest on võib-olla tore üksikuid asju kas või üles kirjutada. Et nagu aastaid hiljem mäletada, et see kõnetas mind selle hetkel on huvitav, et võib-olla aeg annab seda aru, et sa hiljem näed mingid seoseid või mingid sümbolid või mingid teatud asju nagu teatud nagu seoseid tagasi vaadates, et miks sa mingid sümbolid nägid, et sellest võib-olla edaspidi kasu olla isegi, aga ma vist mäletan, et teine kogemus oli just selle abstraktsiooni poole pealt siuke päris võimas, et jah, kuidas ruum, see on võimatu kirjeldada, aga nagu ruum hakkab lihtsalt niimoodi muutuma. Jah, abstraktseks või geomeetriliseks või midagi sellist ja ma olin seal ruumis 3 kesi. Mina ja 2 inimest veel ja siis nagu teisi inimesi nähes ka, sest huvitab kuidagi geomeetriliseks ja jooneliseks ja kuidagi see Matrix hakkab nagu täiega oma nagu mingit sükest ülesehitust korraks nagu näitama. Hästi huvitav. Aga ma isegi ei mäleta, mis erinevad asjad nüüd olid esimesest või teisemusest kogemusest rohkem kui see, mis ma just ütlesin, aga mul on väga hea meel, et ma olen seda kogenud, sest vaata, maailmas on nagu teatud sükke community või kuidagi selline, et kas või näiteks üks sükke see nagu kambo, mis on ka konnamürk, mis sulle siis... Sa oled teinud seda? Ma olen teinud seda 2 korral. Mina ka. Nüüd me saame sellest rääkida. No võtta on ju, aga vaata, kas sul on ka mingid täpid järgi sellest? Enam vist ei ole. Enam ei ole, vahest on nüüd mõnel inimesel nagu mõnda aega, vahest on nüüd mõnel inimesel terve elu. Need olid päris pikalt, ma mäletan. Sest et jah, põletad, ühesõnaga ma räägin korraks pointi lahti, on konn, kelle minust kas selja pealt saadakse mürgist ainet. Loodetavasti šamaan teeb sulle näiteks käe peale, võib ka mujal teha, aga näiteks käe peale mõned väiksed täpid, võib-olla mingid tulise asjaga. Tulise pulgaga, jah. Väikse pulgaga. Ehk siis tekitab sükse, ütleme, väikse mini-haaba, 2 täpikest või 8 näeb. Ja siis 5. ta paneb, näiteks, ja siis ta paneb selle mürgi sinna peale ja sa suht kohe tunned, et kehas hakkab mingi protsess. Nüüd võime sellest rääkida rohkem miks ja millal ja kuidas, aga point on selles, et kui näiteks ma lähen mingi taisse, on ju, siis selles on teatud nagu vennaskondlik nagu mõnus soe tunne, kui sa oled kuskil, ma ei tea, mingisuguses toidukohas, mingi leti juures järjekorras ja siis vaatad, et sinu ees inimesel on mingid täpid nagu üla peale. See on siuke nagu, et ma tean, mis sa oled kogenud, et mul on jah, et kuidagi vaata, see mõnes mõttes, eks ta ka sümboliseerib miskit, mis on nagu siukene enda tundma õppimise või puhastamise või tervendamise või balanssi viimise vaim või siuke hõng. Et keegi, kes on nagu viitsinud oma perse viia kuskile, kus tehakse kogemust, mis on ilgelt sitt, aga ta oli nõus sinna minema ja vaatama
mis tast järgi jääb, mis ta sealt saab, kas ta suudab kasvada enda sees nagu küpseda nagu kõige paremas mõttes. Nii et selles on teatud nagu siuke soojus, et näha, no ma tean, mis sa oled kogenud, väga kihvt. Täiega meeldib seda nagu näha. Ja, so jõudsime siis tagasi ühelt konnalt teisele konnale. Jah, aga lihtsalt selle kambo jutu jätkuks võib-olla kiirelt, see kambo nagu siis eesmärk on füüsiline puhastus, keha füüsiline puhastus, sellele vist eelneb 1,5–3 liitrit sooja vett. Mina jäin ükskord, kui ma seda ainult tegin ära ja sa põhimõtteliselt oksendad selle kõik välja. Ja seal on siis väiksed mingid lisavõimalused, et sul natukene lööb näo paista siin ja on inimesi, kellel on silmad kinni paistetanud korraks isegi, oleneb, kui tugevalt seal mürgile reageerib. Ja siis sa puhastud ära. Pärast seda on selline tunne, et võib üle maja hüpata, nii kerge puhas on olla. Et sellel ei ole siis mingit sellisest eneseõpingu või enesetundmu õppimise eesmärki ei ole kambol. Ja. Ja noh, ja otseselt mitte kaudselt vast selles mõttes kõigel on, mis ma mõtlen on see, et see on siuke peen värk parasjagu, kuidas neid nüansse nagu näiteks tabada niimoodi, et kui ma toon jällegi enda kogemuse, ma olen seda esimest korda kogemas, mul tehakse need täpid ära ja 20 sekundit hiljem ma tunnen, et mul süda hakkab täiega käima, pumpama nagu ma ei tea, nagu pulss, ma ei tea, 2 sotti või mingi väga suur pulss. See oli nüüd enne seda mürgi peale saamist? Ei, kui mürg saadakse peale, see hakkab mõjuma päris kiiresti 20-30 sekki ja juba on nagu süda puperdab. Sest sa oled põhimõtteliselt saanud just mürgiselt konnalt ilge litri nagu mürki. Ja lähen pikali. Ja pea panen kurku, sest mul hakkab kõik siit paiste minema, nii et ma proovin saada normaalselt hingata, sest muidu ma ei saa hingata, kui mul on pea nagu sirgelt. Olen seal pikali ja lihtsalt sa proovid aksepteerida seda olukorda, mis on juhtumas. Ja ma vist esimene kord iiveldama ei ajanud, aga näost täiesti paistes. Selles mõttes, et ma vist isegi tegin pilti endast pärast mingi ma arvan telefoniga, et selle võiks panna sinna Faceressi pildiks. No see on siuke pool ära tundmatu. Esiteks sa veits nagu näed välja nagu konn, sest ta on nagu siuke botoxi süstiga mingisugune pihv on ja hästi nagu paistes näost. Nii et võigas kogemus ja mis ma mõtlen selle ikkagi ka konna nagu enesearenduse koha pealt on see, et mingi 1,5 aastat hiljem on ju mäletades, et see esimene kord oli päris nagu võigas ja nagu ebameeldiv kogemus, nagu sitt on olla ikka, on ju. 1,5 aastat hiljem miski on minus nagu, tahaks konna teha. Nagu väga veider nagu. Ja siis üks tüüp, kes oli korterikaaslane sel ajal, tuli koju, ütles, et kuule, täna tehakse kambot ühes kohas kesklinnas, et kas sa tahad ka tulla? Ma tulen kaasa, on ju. Ja see vist ei vaja mingisugust füüsilist ettevalmistust nagu siin aia tseremooniate eel, et nad puhastu ole mingi nädal aega mingil heal toidul ja asja või sinu puhul see vist on nagu ei ole vahet, see on nagu nii oled heal toidul. See hetk ma olin ka nagu siuke 100% vegan ja et mingit liha ja piimatooted nagu ei tarbinud juba aastaid selleks ajaks, aga lihtsalt, et jah, miski nagu kutsub kuidagi, et mingi, ma ei tea, mingi kehaline mingi kutse või mingi siuke huvi või ma ei tea. Ja ka mõnes mõttes nagu hea meel, et ma läksin ka näost paistes ja mingi isegi, ja siis ma oksendasin ka. Ja basically, kui esimest korda siis ei oksendanudki ja teil ei olnud seda vee joomiskohustust ka ees seal või? Oli. Ma äkki mingi 1,5 liitrit maks suutsin alla toppida, sest et see oli umbes nüüd, et joo, ma mingi 20 minutit pärast hakkun pihta juba, et kes tahab veel, siis pead vee ära jooma, on ju. Okei. Et siis proovi mingi nagu jõuga vett sisse ajada, see ei ole üldse lihtne. Anyways, nägu paistes ja tore olla ja pärast on siuke kogemus kestab umbes 0,5 tundi kuni tund aega, minu meelest umbes niimoodi. Siuke peak experience nagu siuke lagi. Ja ühesõnaga, et kui see, mida sa väljutad suu kaudu on
kas see oli nüüd vahutab äkki või natuke vahutab, jah vist jah. Siis see pidi olema siuke sapi puhastus hea, et sapp nagu puhastub. Teeb sul põhimõtteliselt kogu organismile vist restardi ikkagi. Kogu see kogemus. Ja siuke, mis mul meenub ka, et on siuke immuunsüsteemi boost, nagu siuke toetus või siuke nagu, või isegi öelda immuunsüsteemi restart. Kogemuse mõttes jällegi, väga hea meel, et ma olen kogenud siukest asja, sest vaata, kuidagi see rikastab, See ei ole kaugelt, see on täiesti teine äärmus sellest, et nagu, konna tehakse, ma kohe lähen. Või nagu ma ei suuda ära oodata, millal jälle konn jõuab mulle siia naaber külla, ma kohe lähen. See ei ole üldsegi see kogemus, on täiesti teine äärmus. Esiteks sa pigem osaliselt võib-olla pelgad seda, et nagu jälle seda kogeda. Ja kui sa harva koged seda nagu mingi mõned korrad on väga, väga tore, kui sa tunned seda kutset. Jah, seda ka tahtsin siia tulles juba küsida, et ongi huvitav, et minu jaoks kõik need taimed ja nii-öelda vaimsed taimed, vaimsed vahendid, nii-öelda siis ka loomsed, niivõrd kuivõrd ma neid kogenud olen, tegelikult nad ei tekita nagu mingisugust sõltuvust. Et sellest ma mõtlesin natuke nagu rääkida, et ma tunnen, et ma tegelikult kogu aeg aukartlikult suhtun neisse, pigem isegi pelgan, ego pigem otsib versioone, miks neid mitte teha, kui et on nagu minde teiste sõltuvustega siin olnud elus, et siin tahad tina panna või ma ei tea, mingeid muid asju siin teha, et äge, võiks veel ajada juba mingit üritust kokku. Et pigem nende psühhedeelsete vahenditega on ikkagi see, et sa tahaks nagu justku vältida neid, aga ikkagi pingutad, et sa ära teha. Et kas sa tõded seda sama või ma ei oska öelda, kas sul ongi mingisugused sõltuvuslikke mustreid olnud, et sa midagi nagu regulaarselt tarvitad, kas või ma ei tea, viina joomine, sellist ei ole. Ja see on hästi oluline teema ja inimesed, kes on kogenud näiteks kas või ayahuascat või mõnda muud sellist õpetaja taime, saavad sellest nagu kiiremini nagu pihta ja ütleme, inimesed, kes ei ole kogenud neid, siis tuleks nagu teatud asju lahti seletada selle koha pealt, just näiteks sõltuvuse koha pealt on ju, sest et täiesti loomulik aru saama, et kui esiteks meil on tegu substantsidega, mis on enamus riikides illegaalsed on ju, et kindlasti peab seal olema mingi põhjus on ju, miks see on illegaalne on ju. Samal ajal, mis ütlen, kui mingi alkohol on nagu enamus riikides legaalne näiteks on ja mis on ka ju seisundit mõjutav substants, siis üldistades ja minu meelest üldistada on iseenesest väga kasulik vahest on, sest ma räägin üldisest, ma ei räägi praegu eranditest, ma räägin nagu nii nagu üldiselt on näiteks ayahuasca või San Pedro, rääkimata nendest DMT kogemustest ja ka psilocybin ehk siis seened, need üldistades ei ole siuksed kogemused, et ma ei suuda ära oodata, millal ma jälle sinna saan. Need ei ole need sellist sõltuvust tekitavad asjad. Ja kui rääkida eranditest, siis jah, ma tean oma ka tutvusringkonnas küll väheseid üksikuid inimesi, kes vastavalt siis sellele, milline nagu, kus kohas nad oma elus on võtnud kas ajutiselt näiteks siukse nagu suhtumise, et ma tahan teha näiteks korra kuus ayahuascat. Et ma saan ühelt poolt näiteks siukses lähenemises aru sellest, et kui inimene, see võib olla niimoodi, aga ma tahan tõsiselt võtta oma sisemist arengut, on ju, et ma tahan seda teha. Siis praegu tuleb mingi lamp näide nagu, või mingisugune metafoor näiteks. See on umbes sama nagu mingi meesterahvas näiteks kaotab süütuse ja otsustab, et ma tahan iga kuu seksida 3 naisega. On ju? Ma tahan seda kogemust, ma tahan teada, mis siin minuga teeb, kuidas ma arenen seest. On ju? Üldiselt sellised nagu peentundelised, romantilised lähisuhted, need tekivad orgaaniliselt ja need liiguvad orgaaniliselt on ju, ja omas tempos, et neid asju niimoodi et ma pean seksima nagu. Sa võid selle lähenemise võtta on ju, ja vaadata, kuhu see viib. Okay. Aga samamoodi on ka see nagu ayahuasca siuksed nagu kanged hardcore
psühhedeelsed, hingelised, eksistentsiaalsed õpetajataimed, mina leian, et need võiksid ikkagi käia niimoodi, kui sul midagi tuleb kui tuleb mingi kutse üldse ette, et siuke asi toimub. Kas sa tunned, et sa seekord tahad minna? Kas sa veel integreerid eelmisest kogemusest õpitud? Või et sa tunnetad rohkem siukest asja, mitte nagu ei võtta niimoodi, et ei, kord kuus see peab juhtuma ja siis, sest et siis on nii ja nii. Nii et siuke sõltuvus ja nagu vastates su küsimusele on ikkagi minu meelest täiesti selliste taimede puhul haruldane, sest et üldiselt on tegu nii võimsate vahenditega, et inimene ei lähe kergekäeliselt neile lähedale. Jah, huvitav, kas ma ei mäleta, kes need inimesed on olnud, aga kui sa mingitukuste nõustajate käest, kelle käest oled ikka nõu küsinud, siin ennustajad, ka kellegi juures, kellega meie sinuga mõlema oleme käinud, siin nimesid ei mäleta, ega ei hakkagi nimetama. Inimesed, kes ei ole nende pooldajad, ütlevad täpselt niimoodi, et aga siis sa vahetad lihtsalt mingit aine sõltuvust teise vastu, siis sa jääd sinna otsa kinni. Ma ei ole kordagi kogenud seda, et ma oleks kuidagi nagu psühhedeelse vahendi osas kinni olnud. Yeah. Pigem ongi täpselt nii, nagu sa räägid, et sa tunned mingisugust sükest kutset, et nüüd on see aeg õige. Ja siis, kui sa ka isegi forsseerid selle peale ja teed selle läbi forsseeritud kujul, teed selle kogemuse ära, siis sa saad seda väga tugeva message, et mis teed, su koht ei ole üldse praegu siin. Absolutely, ja sest et tegu on intelligentse sinu ees nagu oleva miskiga ja ta annab sulle väga kergesti märku, et kuule kutt, mis toimub nagu nüüd, et jälgi mängu. et nagu kui et sul pole siin nagu praegu midagi nagu teha, et ja vahest ongi inimesed täitsa siuke kogemus on ju, et mis iganes põhjusel neil on siuke suhteliselt blank. Neile ei näidata midagi, neile ei avata midagi. Sa jõid selle sama väikse topsikes ära nagu ülejäänud ring jõi ära. Mis sul ei toimu väga midagi. Või siis sul toimub üks asi. Vahetele, mis sa näed? Ühte asja näed. Ainult. Tahaks juba mingit värki ja kõik šamaanid mängid mussi, celebration. Ikka näed ühte asja. Või ikka on paha. Ikka on paha olla. Millal juba hea hakkab? Ikka on paha. Äkki... oksensin just, äkki nüüd hakkab parem. Ikka on paha. Ja nii, et see taim on intelligentne. Teavad täpselt, mis toimub. Kuidas sa seda näed, et tehakse taime rännakul siis alati taotlus? Kas taotlus on mingi asi, mis nagu alati peaks olema, võiks olla, kas sa üldse... ma ei tea, enamus või pooltelgi kordadel kõnetab sind just see taotluse osa, et ma läksin nüüd küsima, ma tahan teada, kuidas mul selle neiu Mariga need suhted, asjad võiksid olla. Kas see üldse tegelikult nii toimib? Või minu kogemus on nagu selline, et tegelikult mida sa küsid, tuleb see, mis peab tulema. Et põhimõtteliselt vahepeal ongi see, et ainuke taotlus, mida küsida saad, ongi see, et tavai, et mis on minu jaoks hetkeseisus elus kõige tähtsam, mida ma peaksin täna just teadma. Või? Ja. Saan lihtsalt toetada seda, mis just põhimõtteliselt ütlesid. Ma olen kogenud, et ühe ja sama taimega kogenud järgnevat, et see oleneb natuke šamaanist ka. Mõni nagu väga toob selle taotluse poolt kogu tseremoonia alguses justkui esile. Mõnel on see vähem tähtsam. Ehk siis tal võib-olla on see sama lähenemine pigem, et kõik kogevad seda, mis nad kogema peavad. Uskuge nagu, et see nii läheb, et see ei saa teisiti minna. Aga ühesõnaga, et ma olen kogenud ühe ja sama taime puhul, et mul on taotlus. Niimoodi, et öelda, et pange 3 asja kirja, mitte rohkem. Olen kogenud, et jah, teen taotluse, mul on mingisugused laused või mingi pikem asi kuskil paberil. Ma olen kogenud, et mul ei ole mingit taotlust. Ei ole isegi tulnud meelde selle sõna, ega mõelda selle peale, et mis see on. Siis mul on olnud näiteks 4. süke asi, et mul on soovitatud, mis on tegelikult päris nõnju soovitus. Ma mäletan praegu see sõnastus täpselt, kuid see on umbes, et ma soovin, et näha seda, et taim näitaks mulle seda,
mida ma nägema pean. Midagi sellist, suht lihtsalt, on ju. Ja see on ka taotlus, on ju, aga see ei ole väga spetsiifiline, aga sa nagu paned oma usalduse sellesse taime. Ja kõik nende näidete puhul on olnud fantastilised kogemused, väga rikastavad kogemused, väga sügavad kogemused. Seega kindel saab olla ühes, et kuna seal hulgas on ka see kogemus, et sa ei pane mingit taotlust, siis jah, ma omas kogemust ütlen, et kindlasti saab juhtuma sellise rännaku ajal see, milleks sa täpselt valmis oled. Et sükest asja ma ei ole ei enda puhul ega ka kunagi kelleltki teiselt rännakukaaslased kuulnud, et ta hommikul mõtles, et vaatas ükse nagu mossis näoga otsa ja ütles, et dude, nagu, mul oli jumala mõtet, ma lihtsalt passisin, sest ma unustasin taotluse panna alguses, nagu, et lihtsalt kuna mul läks meelest, siis ma lihtsalt ootsin selle 12 tundi siin nüüd. Ma ei pole kunagi sükest värki kuulnud, et ta ikkagi töötab väga-väga intelligentsel tasandil, täpselt nii nagu kliendile vaja. Järgmine küsimus kohe, me oleme sinuga küsimused korra sellest isegi rääkinud, aga paljud inimesed kardavad sellist asja nagu bad trip, et kas selline asi üldse on olemas, ma mõne sõnaga räägin nagu enda arvamusest sellest kohe ja siis kuulaks, mis sina mõtled sellest, et minu meelest sellist asja nagu bad trip ei ole olemas. Bad trip, kuidas saab bad trip tulla? Võib-olla on see, et kui sa lähed sellesse taimsesse, mis iganes kogemusse, lähed siis ma ei tea, kas üleolevalt egoga või, ma ei tea, siis on jah, et mu eesmärk on see, et ma tahan ma näha, kuidas seinad lainetavad siin kuskil õikal, siin garaažide vahel, mul on kõva vaadata. Et seal sa võid saada midagi muud ja see on sul see bad trip, sellepärast, et sul ei tulnud see, mis sa ootsid, ma tahan jõhkralt naerda, oleks lõbus, et see võib olla see bad trip. Kui sa lähed vaimsel eesmärgil tegema seda rännakut, siis tasuks nagu lahti lasta igasugustest ootustest, et mulle peab tulema hästi meeldiv see või mingisugune äge või mingi selline, et ei tasuks kindlasti panna mingisuguseid teatavaid soove, et ma ei taha oksendada kindlasti jumala eest, mulle see ei meeldi. Et kõigest tasuks nagu lahti lasta ja võtta seda kogemust just sellisena, nagu ta tuleb. Ja siin nagu ta tuleb, kui sa oled oksendanud, mida mina hästi palju tein, mul on päris tihti paha olnud, eriti viimasel ajal, siis ma ei võta seda, et mul oli bad trip või ma panin üle või midagi sihukest, et ma mõtlen, see on sihuke, nagu pidi olema. Iga kord ma sellesse kogusesse suhtlen teadlikult, mida ma tarbin, võtan pigem keskmiseid koguseid ja ma lähen nagu niimoodi sellesse teemasse peale ja minu meelest, mida päädim see trip siis selles mõttes nagu on, seda suurem on tulemus. Seda on hästi rõõmustav kuulda just, et see tundub nii küps suhtumine see, et vaatamata sellele, et sul on, nagu sa ütletaks, tihti raskeid nagu hetki rännaku viimasel ajal küll, jah, et eks see tuleb võib-olla ka sellest, et iga selle rännakuga sa lähed natukene nagu sügavamale ja hakkad järjest sügavamaid kihte ja võib-olla nagu läbima, jah, et see muidugi sõltub ka ikkagi jah, sellest kogusest, aga kui sa võtad sihukese keskmise ja natuke suurema koguse, siis mis on täiesti okei, inimesele täiesti nagu üleelatav ja kõik, siis sa töötad sügavamaid kihte ja seal on need sügavamad mured, probleemid, mida lahendada ja it doesn't challenge you, doesn't change you, nii et võib-olla sealt see tuleb. Jah, bad trip. Ma arvan, et esimene kogemus oma elus, mida ma saaks öelda, et ma seda avistit, see oli bad trip. Ma võisin olla mingi 15-16 äkki või. Ja lihtsalt mulle pakuti vist kanepit või. See ei olnud vaporizer, aga see oli lihtsalt vist mingi suits äkki või. Aga ma ei olnud seda kas varem üldse teinud või vähe teinud või mis iganes ja see oli võib-olla mingi kange kraam või mis iganes oli. Ma ei tea kanepist väga palju üldse. Äkki see oli õis, kas õis on kangem kui leht? Okay. Et ühesõnaga see võis olla mingi kange stuff ja siis mul oli nii-öelda selles mõttes nagu bad trip, et ma ei olnud obviously selleks hetkeks 16-15 olles üldse teiste mingi taimetega tutvust teinud ja siis mul oli lihtsalt siuke nagu mõistus pani hullu. Mingi 3 tundi oli siuke hästi ebameeldiv olla, sest ma ei saanud nagu, ma ei tea, kõik kajas kuidagi peas või mingi täielik kammajaali nagu. Ilmselgelt ma polnud selliseks nagu kogemuseks valmis on ja isegi kui tagasi vaadates sellisest kogemusest, et see teha nagu goodiks on täitsa niimoodi, et ma saan aru, et kuivõrd tore oli
pärast nagu kaineneda, tulla sellest kogemusest välja on ju, ja kuivõrd nagu tänulik olla tavateadvuse üle või mingi igapäevaelu üle on ju, sest et sul on järsku nii palju parem olla. Tavaliselt ma näen neid aspekte lihtsalt ka nagu, ma panen tähele, et kui sul on halb olla ja siis järsku enam ei ole, siis sa hindad kas või ajutiselt kõrgemalt oma igapäeva heaolu, on ju, sest sul ei ole lõpuks ometi seda ebameeldivust näiteks, on ju. Et kontrast lihtsalt luuakse, on ju, sitt on olla, hakkas parem, mul on nii hea meel, et mul hakkas parem ja mul on nii hea meel, et mul on ka endiselt, et mul ei ole praegu halb. Et ma mäletan, kuidas halb oli ja praegu mul ei ole seda, mul on nii suur rõõm, et mul on hästi praegu. Okay, ma korra siin segan vahele, et jah, võib-olla siin ongi see asi, teine asi, mis ma tahtsin rääkida, et kanep on ka taim ja kasutada tseremoniaalselt seda kasutatakse Santa Maria ilusa püha nimega ja versus psühhedeelikumid. Minu jaoks on seal väike vahe sees, et kas see on nüüd ainult minu kogemus või et ma ei tea, mis see küsimus olekski see, et ma nagu päris ühte patta neid ei paneks. Olgugi, et minu küsimus pigem oli siis just psühhedeelsete ravimite kohta, taimide kohta, et kas sul seal on olnud bad trippi ja täpselt jah, selle kanepiga ja sama hästi ka, ma omavahel neid ei võrdleks, viinaga on võimalik saada väga bad trip, eks ju. Aga jah, et seal ütleme, tuleme tagasi siis kanep versus siis psühhedeelikumid, et ka minu jaoks on nendel kahel asjal ikkagi mingi vahe sees. Kanepiga, niivõrd kuivõrd ka on tundub, et midagi on võimalik nagu kergelt äkki enda kohta nagu tundma õppida, me räägime siis THC-d sisaldavast kanepist, aga jah, minu jaoks ta ikkagi ei ole suurem asi õpetaja olnud, et kuidas sa sellest arvad, või on ta lihtsalt, kas ta on niisugune meelelahutustraag või on ta siis, mida ta veel nagu sulle on õpetanud või on, kui üldse? Minu kogemus kanepiga on see, et inimesed kasutavad seda nagu kuritahtlikult selle koha pealt, et just kui see oleks mingisugune meelelahutuslik drug, aga minu vähest kogemused kanepiga on näidanud mulle, kuidas kanep on tegelikult väga tugev õpetaja taim ja täiesti psühhedeelne saab olla. Täiesti niimoodi nagu sarnasused mingi ayahuascaga ja niimoodi, vähemalt minu kogemused. Vaporizer, paar maffi, istud maha, muusika käib ja silmad kinni, visuaalid, õpetused, värgid käivad. Täiesti süke nagu kogemus. Ja ma mäletan, et aastad tagasi, kui see kogemus oli, siis ma tulin sellest kogemusest nagu ära niimoodi, et ma vaatasin, et vau. Et teades, et ayahuasca nagu maailmas sükest nagu kõvasti levinud ja sükest tõusulainet tegemas, et peale aiat tuleb kunagi kanep. Ja siis ta näitab nagu, mis next level asjad. Ma olin niimoodi, wow, et see tüüp tegeleb kuskil nii vinges kohas, et sellest tuleb. Aga see on minu kogemus ainult. Aga ja minu meelest kanep on ka psühhedeelikum, obviously suured erinevused on ja kogemuse vahel ja kõik kanep näiteks on ju. Aga bad tripi osas psühhedeelsete vahenditega, kas sul on siis olnud bad trip ja? Jah, ma lihtsalt ütleme, et nagu väga bad on olla on ju. Jah, on olnud küll. Ja ilmselgelt, kui see on juhtumas, on niru ja siis hakkab parem. Ja kas sa seda sel hetkel võtsid, et ma ei tea, ma panin üle, mis ma nüüd tegin, ma hakkan surema, kurat, kes see Ramaan andis, mida ta mulle andis või mis iganes mingisugused süüdistused või endale või teistele või? Ja ma täitsa meenub et kas sa pead seda sel hetkel nagu mingiks bad tripiks, mingiks eksituseks või sa võtad, okei, see on nüüd see minu kogemus, ma pidin täna niimoodi saama. No sel hetkel vist jah, see on juba loll küsimus. Sel hetkel on natuke raske nagu proovida kuidagi midagi kasulikku sellest ebameeldivusest välja imeda või kätte saada. Kogemustega võib-olla, kui sul neid mitu on, siis sa tead, okei, nüüd tuleb jälle selline. Ja maybe, aga lihtsalt, et ma mäletan, et mingid aastad tagasi hommikul, kui ma hakkasin seda sükest parasjagu ebameeldivat kogemust siis nagu vaatama, et mis just juhtus. Mingid tunnid olid suhteliselt ebameeldiv, ma seal vintsklesin nagu mingisugune, see oli ayahuasca, et vintsklesin seal nagu mingi vihmauss maas ja mingi tunde ja proovisin mingi kohta leida, kus sa saad ja lükka teine sisse ühesõnaga olla normaalselt kuidagi ja siis hommikul ma vaatasin, et ma võtsin liiga palju nagu ma läksin teist korda vist ka veel juurde võtma
ja siis teades, et esimene kord öeldi kohe, et see on suht tummine värk ja ta oli siuke plöga ka, ta ei olnud enam vedelik väga, ta oli siuke päris paks tegelane, tökat tummine. ja ma teadsin, et see on siuke ja ma läksin ikka, võtsin juurde umbes niimoodi, et pane mulle, või no ühesõnaga mingi, ma oleks ilmselgelt pidanud teades, et see on tummine, ütlema, et palun vähem. Et noh, et ma palun juurde, aga vähe. Ja ma ei teinud seda ja siis ta oli nii jällegi overwhelming või noh, üle võlli. Ehk et hommikul... Ma korra segan vahel, palju sul kogemusi üldse on olnud? Minu jaoks on just huvitav, et kuskil keegi ütleb, et kuulge, et see nüüd on hästi tugev, et võtke seda vähem või midagi, et tavaliselt peaks olema ikkagi nagu see šamaan ise, kes reguleerib esiteks kogu aeg selle kanguse täiesti ühtlaseks iga korraseks ja ta ei peaks kunagi nagu ütlema, et kuule, see on nüüd nii või võtke seda vähem, et see ei ole mingi triip laua peale, paneb, kuule, see on ülikange otse Kolumbiast, et kuradi tehke seda natuke vähem või see on see kuradi tögatud, see on 50-50, selle mingi talgiga segamine, siit seda tõmbab nii palju kui tahad. Et ma mõtlen just, et see, et kas šamaani peaks lihtsalt pakkuma väike, keskmine, suur kogus ja kõik, mitte nii, et ütleb, et see väike on nüüd tegelikult nii, nagu eelmine kord oli see suur. Saad aru? Ja see on siuke päris põhjalik teema ja mul on, kui sa küsisid, palju mu kogemusi on, ma arvan, et ayahuascaga on umbes 10. Ja kas seal siis on olnud nagu rohkem neid, et kuule, et täna on eriti tummine tökat meil siin, et... Šamaaniti on see olnud erinev ja, et ma tean ühte inimest, kes armastab siukest... Kas šamaan ütleb seda, räägib sellest asja kangusest kohe alguses? Ja tavaliselt seda tasub mainida, sellepärast, et kui, sest et ei ole ka mingid standardse suurusega pitse või anumaid, kus seda serveeritakse. Seega inimesed ei ole otseselt teadlikud, et siin on täpselt nii palju milliliitreid midagi või umbes või kui kange see on. Lihtsalt, et tihti, kui ta tõenäoliselt mingi tökat juba on, siis ta tõenäoliselt on päris tummine, nagu et tasub ettevaatikum, aga see, kes seda serveerib, oskab kõige paremini öelda. Ja, et sa ju tegelikult ennem ei tutvustata, et kõik saavad näppima tulla või maitsma tulla, et kui tugev see täna on. Et tegelikult jube raske on nagu enda seisukohas seda kuidagi nagu üldse võtta, et see tegelikult ikkagi peaks, mina saan aru, et see tegelikult peaks olema see šamaani töö, siis tunnetada seda inimest seal ees, niimoodi ütleb, ta vaatab sulle otsa, ütleb su käest palju on. Kui sa ütled, et pange mulle 2 kõige tummisemad, ütleb kohe rahu. Absoluutselt, ja seda ma olen ka kogenud. Ta tunnetab sinu vaibi järgi, paljuks sa valmis oled. Ja seda ma olen ka kogenud, et ongi täitsa niimoodi, et ei anta mingit valikut. Sa lähed ringis, kui sinu kord on, lähed tema ette ja ta paneb sulle seda, mis ta näeb, et sul võib-olla oleks kasulik. Ja, ehk siis see näiteks ayahuascaga enamasti ei näi olevat nii süke ise valikuline umbes nagu näiteks seentega, et ma täna üksi siin olles koos muusikaga manustan teatud grammid, ise valin mingis grammid, et see ei ole päris selline. Üli põnev on olnud. Mul hea meelega teeks mingi siia ots vabalt mingi pool 2 ka. Praegu mu naine ootab mind koju, et ma lähen nõusid pesema, nagu ma lubasin, sest et tal on imik kogu aeg üles. Siis ta ei saa vahepeal kõike teha ja siis ma samal ajal hakkan kogi taigend panema pannile. Üle. Ülduus, thanks sulle. Aitäh kõigile, kes kuulasid, vaatasid ja järgmise korrani.